Driftimine on siis põhimõtteliselt tahtlikult auto kontrolli kaotamine. Ja pead hoidma autot võimalikult hästi nähtavalt külg ees. Ja. Suurema osa inimeste jaoks seostub sõna driftimine ilmselt ebaseaduslike kihutamistega öistel tänavatel ja parklates. Või siis mõne tõsielusarja kangelasega. Kalvi Kalle driftib hämmastavalt hästi. Et kui kuskil kruusateedel inimesed rallivad autodega, siis see ei ole ralli, mida teeb Ott Tänak, eks ole. Mina teen täpselt samamoodi, ma teen võistlustel seda asja, mitte ei drifti kuskil parklates. Kui Ott Tänak oleks driftija, siis oleksid tema algusaastad võinud välja näha umbes sellised. See on Maicel. Tema on võistlusdriftija. Driftivõistlused on sarnased teistele motospordivõistlustele. Seal on eri klassid ja kehtib loogika. Mida kõrgem klass, seda keerulisemad rajad, suuremad kiirused ja selle võrra ka rangemad ohutusnõuded. Maicel on 2 aastat sõitnud esimeses ehk tänavaklassis. Kui seal võib sisuliselt sõita kas või tavalise autoga, siis järgmises klassis on masinale juba spetsiifilisemad nõuded. Mis on? Too see lamp siia poole, siis ma näen siit otsast. Nüüd ongi ta terve talve veetnud garaažis koos sõpradega uue klassi jaoks sobivat autot ehitades. Põhimõtteliselt 4 kuud õhtul peale tööd või kooli või öössel. Kuhu tuleks tööle panna? Kuhu mõttes suureks selles? Üksinda neid asju välja on keeruline mõelda. Kunagi üks sõber, trennikaaslane, ütles, et kuule, kas sa ei taha raha teenima tulla? Et Saku Suurelli taga on üks võistlus, mingisugune motospordivärk, ütles mulle driftimine sõnaga, mul ei olnud õrna aimuga, mis asi see on. Mulle räigelt meeldis, läksin järgmistele üritustele kaasa appi ja siis üks päev oli see päev, kus mul oli vaja osta endale ka BMW. Peale auto ostu 3 päeva läksin võistlusele. Ma ei suutnud ühtegi ringi külges sõita selle autoga, kogu aeg auto keeras üle ja kõik oli hästi paigast ära ja ma ei saanud mitte midagi aru, kuidas sellega nagu... see tundus mu jaoks nii raske, et ma ei saanud aru, aga see oligi see, mis mind motiveeris autot paremaks tegema. Pärast seda esimest autot on ta tuuninud veel sellise driftiauto ja sellise ja sellise. Pärast aastaid võistlemist ja harjutamist on Maicel valmis sisenema järgmisesse klassi, enda 4. autoga. Et me siis läheme Haapsallu ja siis seal saabki oma autot proovile panna ennem esimest võistlust. Ma mõtlesin, oi kui hästi tal kõik välja tuleb ja see oli üks väga-väga ilus sõit oli. Kuni sinna õnnetuseni. Minu esimene oli, kas temaga kõik korras, miks ta juba välja ei tule autost. Siis ma nägin ka juba, et ta lõi esiklaasi katki, et ta liigutas siis kivilangas südamelt. Olid siis treeningsõidud. Sai nii-öelda proovida veel autot üle ja kõik sujus ilusti. Ise olin rahul, kõik olid rahul. Auto töötas. Siis läks auto käest ära. Tagarattad kaldusid kruusa peale ja auto rullus üle katuse. Nii-öelda meedik tuli ka mu juurde, küsis, et kas kõik on korras. Ma ütlesin, et vaadakem autot ja küsige uuesti, et auto ei ole korras, et see tähendab juba palju minu jaoks. Maicel sai enda 4. autoga sõita 2 võistlust.
ja nüüd ehitab ta juba enda 5. autot. Ühesõnaga ostsime uue kere, mis on nagu heas seisus, enam-vähem. Ja nüüd läheb kogu tehnika siia peale uuesti ja proovime sellega hakkama saada nii kiiresti kui võimalik. Aga ei ole hullu, elame üle, saame hakkama. Küll me saame hakkama. Motosport.